Nii, tere jälle ja täna me teeme midagi eriti lihtsat. Teeme sidrunikreemi ja sidrunikreemi jaoks ei ole sul väga palju midagi vaja ja see läheb väga kiiresti, nii et hakkame pihta. Et esimesena üldse, kui me midagi alustame, ma paneks kohe juba vaikselt selle nii-öelda pliiti tööle, et vesi hakkaks vaikselt kuumenema, kuna me teeme seda vesivannil. Järgmiseks me võtame blenderi ja blenderi puhul, miks me teeme, mida me blenderiga teeme, me võtame suhkru, me paneme suhkru siia sisse ja me paneme siia sidrunikoored, 2 sidrunikoored ja miks me paneme nad enne blendrisse, lihtne, me tahame saada õlid sidrunist välja. Ehk siis, et maitse oleks veel parem, ideaalsem, issand, kui sidrunil ossa raibe. Sidrun, et maitsed oleksid veel paremad ja tuleksid veel rohkem see sidruniõli just siit välja, siis tõmbamegi kõik need sidrunikoored siia sisse ja me purustame neid siis blendriga natukene, et see ei ole pikk ega tülikas protsess, aga see annab väga palju juurde sulle. Et kui sul ei ole sellist võimalust, siis sa võid natukene ka neid nii-öelda noa selle laiema osaga siis peksta, aga mina soovitan seda blendris teha, sest see on nagu endal mugavam, natuke lihtsam ka ja see tulemus on veel parem. Nii, ja kui meil on see ilusti siit ära tehtud, siis me paneme kaane peale ja natukene pulseerime. Nii, väga hea. Siis ma natuke raputan, kuna me suhkrut väga palju siin ei tee, siis natuke aitame ise kaasa ka. Nii. Ja valmis. Ja nüüd, kui sa näed, siis sidrunimahl on või sidrunikoor on natukene ka värvi andnud sellele suhkrule. Sa näed, et õlid on välja tulnud ja kõik annab seda mõnusat värvi siia. Aga siis paneme kõik selle siia potskasse, et kuna me teeme seda vesivannil, siis mul on siin üks nii-öelda suurem kauss, mille ma panen siis hiljem siia samasse poti peale. Liigume siis edasi, meil läheb vaja sidrunimahla. Sidrunimahla läheb meil vaja siis päris korralikult, sama palju kui suhkrut ja saame ta ilusti siit välja pigistada. Ja siis ma panen selle siia. Nii, ja siis paneme siia muna. Muna puhul siis me paneme siia rohkem munakollast ja ühe terve muna ka. Nii, aga ja sidrunikreemi puhul on siis hea, kui sa saad kasutada neid häid talumune, mis annavad sulle ilusa selle kollase värvuse kogu sellele kreemile nii-öelda. Nii, ja munavalged sa võid siis alles jätta, nendega sa saad ükskõik mida pärast veel teha, kas siis bežeed või hoopiski makroone või täpselt seda, mida su hing ihaldab teha. Et võimalusi on ju palju, muna läheb igale poole ja saad isegi omletti teha, kui tahad eriti tervislik olla. Munavalge omletti ja siis üks terve muna ka. Nii, siis me paneme siia veel sõrme otsaga soola ja me paneme siia ka poole vanillikauna seemned, et jällegi head maitset talle anda ja nii, ja siis ülejäänud saab ükskõik millal veel edasi kasutada. Nii, ja siis kui vesi on keema läinud, paneme ta siia vesivannile. Ja ütleme niimoodi, et alguses ta tegelikult nii kiiresti ei lähe, et sa ei pea teda kogu aeg vispeldama. Sa võid vahepeal natuke vispeldada, siis natuke midagi muud teha ja siis jälle vispeldada. Et meie saame siin aega parajaks teha sellega, et me võtame või ja tükeldame või juba ära. Nii, või on olemas. Siis saab rahulikult edasi liikuda. Nii. Ja siis vahepeal jälle segame
ja kui sa tahad nagu väga pedant olla, siis sa võid ka teha seda kõike köögitermomeetriga, et sidrunikreemi sihuke temperatuur võiks tõusta selline 65 kuni 70 kraadi. Aga kui sa oled seda päris mitu korda juba teinud, siis sa tegelikult näed selle silma järgi ära, kuidas see valmis saab ja millal ta valmis saab, millal ta on nii-öelda õige. Nii, nüüd meil hakkab see segu siin vaikselt paksenema. On näha, et ta hakkab selliseks kreemiamaks minema. Kõik on väga hästi, aga ta ei ole veel päris seal, kus ta peaks olema. Et sellega läheb natukene veel aega, aga on näha, et on juba paksemaks läinud. Et sidrunikreem on minu jaoks väga hea asi, eriti kookide jaoks. Ja ma mõtlengi, et tegelikult Eestis minu meelest ei ole sidrunikreem nii populaarne kui mujal maailmas, aga vaikselt hakkab vist see nii-öelda trend tõusma meil. Nii, väga hea, kohe on valmis. Nii, super, ma keeran tule välja. Nii, ilusti kreemias. Nii, ja nüüd tuleb siis teine osa sellest kreemist, et kiiresti ta nii-öelda jahutada, et ta edasi ei küpseks. Ma tõstan ta korraks välja ja ma panen jää ja vee suuremasse kaussi. Võid ka lihtsalt kraanikausist teda jahutada, aga mina panen siia jää ja panen ta kohe jää sisse ja segan edasi. Täpselt sama protsess, aga lihtsalt nüüd külmas juba. Nii, väga hea. Nüüd me jahutame ta maha 24 kuni 28 kraadi ideaalis, jällegi kas siis katsud, jällegi toasoe või siis kasutad termomeetrit ja rahulikult jahutad maha ja siis me paneme või sisse. Me tempereerime nii-öelda selle või ära, et ta toatemperatuuril ka püsiks kreemias, mitte ei hakkaks toatemperatuuril sulama ja vedelaks minema. Ja juba ta ongi jahtunud, siis ma tõstan ta siit vesivanilt välja, et enam edasi ei jahtuks, muidu või ei sula ära. Siis ma panen selle kogu või siia korraga sisse. Ma vispeldan ta siia sisse ära. Ja sellepärast ta peabki olema ikkagi mõlemad toasoojad, et sa saaksid ta ilusti siia sisse ära jahutada ja sulatada. Et alguses ta võib jääda natukene tükki, need tükid kaovad siit ära, aga see nõuabki natuke tööd, et sellepärast on ka see kreem püsivam, kui ta oleks muidu. Aga mis kreemi te üldse muidu tarbite? Ainult vahukoort ja mingid siukseid mämme või? Või saab ikka midagi head ka? Mida sa irnud seal? Katrin on vapse vegan. Katrin ei saa vahukoort ega lemon curdi ega mitte midagi. Katrin, kas järgmine kord peab midagi veganit tegema või? Jaa. Jaa. Te tahate ka midagi veganit või? Ei. Operaator ei taha, Katrin tahab. Väga hea. Ja näete, nüüd on ilusti kreemiaks läinud. Ta läks küll heledamaks või helestabki seda, aga ta on ilus. Laseme ta läbi sõela, et kõik need suuremad nii-öelda sidrunikoored siit kätte saada. Ja lisaks ka, kui mingid munatükid jäid siia sisse, siis lisaks ka need munatükid siit välja saada. Et see annab sulle kõige ilusama, kõige siidisema ja kõige parema sidrunikreemi. Nii, ja siis me laseme selle läbi sõela, aga läbi sõela me laseme ka selle ainult vispliga, et me ei hakka spaatliga seda siit läbi suruma. Näete, väga ilus, isegi ühtegi munatükki ei jäänud siia sisse, ainult koored, mis on ideaalne. Aitäh sulle! Kui sul on veel mingeid soove, mingeid küsimusi, siis anna mulle kindlasti siin all teada, et ma ka näeksin, mida te soovite ja mida te tegelikult tahate. On ju, tavaiks, tšau!